tere, kallid õndsad, ütlen teile veel kord, kes te kuulete, kes te näete, mida Jumal oma vaimu läbi on tegelikult rääkimas. Ja neid inimesi ei ole mitte Eestimaal enamus. See on täiesti selge, sest et paljud näevad olukordasid lihtsalt oma lihalike silmadega ja tajuvad lihtsalt oma meeltega, oma viie meelega, aga kiitus Jumalale, et meie võime praegusel hetkel tarvitada seda osa, et Jumal on meile oma vaimu läbi tegelikult asju ilmutamas, Jumal on meile ise rääkimas ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja täna on nii, et teen lahti Mattiuse evangeeliumi 14. peatüki ja usun, et me üheskoos saame samamoodi kogeda, kui Jumala sõna loeme, kuidas Jumal oma ilmutusi meile tegelikult annab. Mattiuse 14.4 on öeldud selline sõna, mis tuli risti Johannese suust, sest Johannes oli talle öelnud, see läheb kuningas Herodesele see sõna, et sa ei tohi teda pidada. Markuse evangeeliumis on öeldud väga otseselt, et sa ei tohi pidada oma venna naist. No ta oli oma vennalt naise üle võtnud. No kole lugu küll, kui vendade vahel on nii ka, et üks ajab teise naise ära. Ja nüüd oli niimoodi, et siis Herodes sai rist Johannese käest selle kriitika. Vaata, selline tõde, kui tõde räägitakse, siis tegelikult seda läbi aegade on niimoodi, seda tahetakse tegelikult vaid panna. Ei ole praegu ka teistsugune aeg, väga paljud tegelikult tõe rääkijad ka praegusel ajal kannatavad ja see on läbi ajaloo tegelikult niimoodi olnud. Mille pärast see on? Sellepärast, et me elame sellises maailmas, kus selle maailma vürst on valetaja ja kes oma valedega tahab siin elada ja oma valede asjadega tegelikult nagu õige justkui olla. Ja siis ta ei salli seda absoluutselt, kui tõde kuulutatakse ja räägitakse. Ja see ei olnud siis kuningas Herodesele meeldiv jutt ja eriti ei meeldinud see sellele Herodiale, tema naisele, kes kandis väga siis viha just ka risti Johannese koha pealt. No kuningas pani teda oma meelevallaga, sai teda vangi panna, sest seal ei olnud mingit probleemi, ta võis selle teha. Ja siis on nii, et ta tegelikult oli niimoodi, et ta tahtis tegelikult Johannes tappa ka. Aga ta ei julgenud tappa. Vaata, oli selline lugu, et ta kartis tegelikult inimesi, nii nagu siin on räägitud sedasi, et sõnas meile, et ta lihtsalt inimeste pärast, sest et rahvas austas tegelikult seda prohvetit risti Johannest. Ja nüüd on niimoodi, et ta oli nagu hädas, ta vahepeal kuulas teda, kui need erinevad evangeeliumid loeme, aga nüüd ühel päeval oli selline lugu, et kui ta oli rääkinud välja ühed sõnad, kui seal see tütar tantsis ja ütles, et palun, mis sa tahad. Ja vaata, siis oli selline, et oma suusõnade pärast oli ta ühel hetkel lõksus, sellepärast, et siis see Herodia, siis see ema seal ütleb oma tüttere, ütleb, kuule, siukene lugu, et kuule, küsi nüüd risti Johannese pea. Ja nüüd tõotuse pärast tegelikult see asi sünnib. Ja sellepärast on kallid, meil on kõigile siit õppida. Ärge olge lihtsalt oma sõnu kuidagi pildumas. Ja eriti sellised, mingid maksimaalsed, kus sa midagi tõotad, et mitte iialgi või mitte kunagi või sa seda teed või sellepärast on see nii, et ära seo ennast nende sõnadega. See on viimane rumalus, mida teha. Ja sellepärast, et vaata, sõnade üle on tegelikult ka selliste valede sõnade üle on kurat väga tegelikult valvamas. Ja sellepärast tema vaatab, siin on niisugune praegusel hetkel võimalus, et siit korraldame ühe korraliku lõksu ja siit praegusel hetkel meie saame tegelikult, siis saatana riik saame võitu. No nii ongi. Ja sellepärast kallid, täna me oleme siin. Eelkõige tuleb meil tegelikult Jumalat karta. Ja mitte inimesi ja sellepärast on see niimoodi ja tänane selline sõna ja teema tegelikult on mul see, et üldse on see selline, et me ei pahanduks Jumala peale. Sest et põhimõtteliselt oli niimoodi, et see oli nagu risti Johannese peale pahandumine, mis me siit nägime, eks. Aga põhimõtteliselt oli see siiski Jumala peale pahandumine, sest et risti Johannes rääkis tegelikult seda Jumala sõna, ta rääkis seda tõtt ja see tegelikult oli pahandamas. Ja ma täna nüüd tahangi ütelda seda, et oleme nagu selle koha pealt valvel, et me ei pahanduks. See sageli võib olla niimoodi, et me võime komistada ja pahanduda jutlustajat otsa. Seal võib olla neid õigeid põhjuseid, et kus jutlustajad panevad ka mööda ja metsa ja siis on, ütleme, et kui on valed asjad ja on valeprohvetid ja asjad, siis seal ei ole probleemi, neid asju me võime julgelt kõrvale panna. Aga kallid, me näeme sedasi, et tavaliselt pahandutakse õige asja otsa.
valed asjad võetakse rahuga vastu, sest et vaata, valeprohvetid võeti tead alati rõõmuga vastu, sest nad ju räägivad kuidagi meeldivalt, nad üldse ju tegelikult ei lõika, nad kuulutavad alati ju midagi head ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, meie vahest oleme nagu petetud, et noh, see hea meile meeldib, selle võtame vastu, kui keegi midagi teravalt ütleb, siis me ütleme, kurat, kao ära, tead, et ära räägi. Aga tegelikult on see sageli just vastupidi, et seal on Jumal tegelikult oma hoiatuste ja asjadega, sest et Jumal ei aja keerukat juttu, ta ütleb otse ja selgelt ja sellepärast on see nii, et olgu täna nagu see hoiatus meile selle koha pealt, et oleme tänulikud, kui Jumal meiega tegelikult räägib väga otse ja teravalt ja selgelt. See on tegelikult meie õnnistus, sellepärast on see nii, et kiitus Jumalale, et Jumal on ustav ja ta on läbi aegade andnud need tõekuulutajaid. Neid ei ole palju, aga neid tuleb üles leida ja neid tuleb tegelikult tähele panna. Nüüd Malakia raamatust võtan nagu selle koha. Vaata seal, mul on paar niisugust väga tugevat kohta, mis mind ennast väga mõjutavad positiivses mõttes ja Malakia raamatu seal 2. peatüki salmid, mis nad seal on, 8-9, kus on räägitud sellest, et vaata, kui need tõekuulutajad, preestrid hakkavad tegelikult nagu kuulutama kuidagi poolikult, aga teie olete lahkunud sellelt teelt, olete õpetusega pannud paljusid komistama, olete rikkunud Leviliidu, ütleb väga issand, sellepärast teen minagi teid põlatuiks ja armetuiks kõigi rahvaste juures, sest te pole tähele pannud minu teid, vaid olete õpetuses olnud erapoolikud. Ja sellepärast see kiusatus tegelikult on läbi aegade Jumala sõna kuulutajatel, sest rahvas ju elab pattudes, maailm elab valesti, juhtida tähelepanu nendele asjadele, mis on valesti, on nagu valus ja paha, see pahandab inimesi ja siis on see selline lugu, et inimesed, noh, ja need Jumala sõna kuulutajad valivad sageli selle tee, et teeme nii, et ärme teravaid asju räägime seda, mis rahvale meeldib ja et siis läheb paremini. Ei lähe paremini, sest et vaata, siis juhtub midagi, et me teeme nagu ühe halva asja, me oleme siis nagu see ilma soolata ja oleme nagu inimeste tallata siin selles maailmas ja sellepärast seda ei tohi teha. Ja muidugi see Hoosia raamatu hoiatus on mul olnud eriti tähtis, see Hoosia 4:6 ja teen korraks selle koha ka lahti, sest et noh, kui on ikka endal lapsed ja lapselapsed, siis on niimoodi, et oled valvel, et nende tulevik oleks hästi. Ütleme, palju tsiteeritakse seda salmi algust, et mu rahvas hukkub seal tarkuse puudusel, sest sa põlgad tarkust, põlgan minagi sind. Ja siis on edasi öeldud sedasi, noh, ütleme, tavaliselt ainult see esimene lõik, rahvas hukkub tarkuse puudusel ja tahame seda tarkust on nii. Aga tead see, mida prohvet Hoosia siin ütleb, see on palju vägevam veel. Et sa põlgad tarkust, põlgan mina sind. Sa ei või olla mu preester ja et sa oled unustanud Jumala seaduse, siis unustan minagi su lapsed. Vaata, milline seosega on, et kui sa unustad Jumala seaduse, kui sa ei julge seda kuulutada ja ei julge seda rääkida. Ma täna teen ka jutluses nii, et ma mõne kohal loen lihtsalt, ma ei kommenteeri, sest ma mõtlesin sedasi, et mis see minu kommentaar selle juures on. Hiljem tuleb see koht, kus ma niimoodi teen, sest et noh, see sõna on nii lõikav, et parem on niimoodi, et ise suu kinni pista ja üle anda see, mida Jumal oma sõnas annab. Ja aga see on tegelikult on meie õnnistus ja las püha vaim teha meie juures tööd. Ja nüüd on niimoodi, et vaata, kui see lõikav sõna tuli ja sealt ütleme, sealt Rist Johannese suust, siis nad tahtsid selle pea lihtsalt maha võtta, et kuule, jagu vait see suu. No nad said selle teha, sellepärast et see meelevald oli ja Rist Johannese elu lõppes just sellisel moel ja eelkõige just tänu selle tõttu, et ta oli ühte abielu kriitikat julgenud teha ja selle pärast ta kaotas tegelikult ka oma elu. Pärast seda nüüd, kui ma olen Mattiuse evangeeliumis, lihtsalt hoian nagu seda endal veel ka lahti ees, Mattiuse 14:23, peale seda Jeesus läheb tegelikult nagu ka tühja paika ja ta hakkab seal üksi, hakkab palvetama, ise on juba natuke eemal. Nüüd on 13, Mattiuse 14:13 on ka, Jeesus läheb tühja paika ja 23 läheb ka tühja paika. Jeesus armastas palvetada, jätame selle ka meelde, katsume leida neid kohtasid, kus me tegelikult palvetada saame, hindame neid väga, neid ise olemise tegelikult hetki, kus me saame. Nüüd see Mattiuse 14:13, et Jeesus tahtis olla omaette koos oma jüngritega. No ma olen kord niimoodi just väga mõelnud sedasi, et noh, et tal oli ka selline parasjagu leinatunne, kui Rist Johannes oli tapetud ja
tahtis lihtsalt olla. Aga seal oli teine põhjus oli ka, mis teised evangeeliumid selgelt välja toovad, et jüngrid olid käinud, räägime selle jüngrite sõnaga, see on üsna harjunud meile, et olid käinud oma missioonireisil, olid käinud kuulutamas. Nad olid nagu selle järel väsinud ja siis Jeesus tahtis, et nad puhkaksid. Ega sa sellest puhkamisest päris välja ei tulnud, sest rahvas tuleb hulgana kokku, sest varsti on seal 5000 meest ja peale selle naised ja lapsed. Ja kõik tahavad sõna kuulda ja kõik tahavad tervist saada ja kõik tahavad süüa saada ja Jeesus tegelikult on siis ka seda tegelikult tegemas. Ja aga nii, et ta ei saanud nagu sellist palju seda vaikust ja rahu ka sellisel hetkel. Nüüd, kui ta selle rahva hulga on saatnud laiali, siis ta saadab oma, ütleme, need jüngrid ära paadiga, et hakake teie sõitma, pani nad paati ja sõitke vastaskaldale, aga ta ise jäi üksinda, jäi palvetama see 14:23. Ja siis on niimoodi, et tõuseb seal järve peal, tõuseb torm. Nüüd mõtleme korraks nende tormide peale, kus koha pealt tormid tulevad. Praegusel hetkel, kui sõna loeme, võime täitsa kindlalt ütelda nii, et torme teevad mõlemad. Teeb Jumal ja teeb kurat. Mõlemad tõstavad torme, sellepärast, et siin, kui meil näiteks, kui Hiopi raamatust mõtleme, tuletame meelde, seal on niimoodi, Hiop käib, palub Jumala käest, et kuule, et ma tahaksin Hiopit kiusata, saatan palub, eks. Ja siis Jumal ütleb, et saad, aga millega ta teeb? Seal on tormituul, seal on tuli taevast, ütleme, seal on need loodusnähtused, seal on need teised rahvad, need sõjaväed. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja sellel hetkel oli niimoodi, et Jumal seda nagu lubas, aga see oli, tegelikult oli see saatana initsiatiiv. Ma olen ikka niimoodi mõelnud, et vaata, kui Jeesus vaigistab tormi, siis tähendab, see pidi olema kuradi poolt torm. Ega siis öelda, isa ja poeg omavahel sõdivad, et Jumal teeb tormi ja Jeesus, et ma palun kinni, et ei luba praegusel hetkel. Ei, see oli kuradi poolt torm. Ja sellepärast oli niimoodi, et ja kui Jeesus astus paati, siis tegelikult tuul rauges. Ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, aga meil on täna nagu õppida ühte asja sedasi, et Jeesus on tegelikult meiega nende tormide keskel. Jeesus isegi nende kuradi tormide keskel magab. Tal ei ole mingit probleemi, ei juhtu mitte kui midagi. Sellepärast, et kui Jumal on minuga, siis ei juhtu mitte kui midagi ja sellepärast on nii, et ei lange juuksekarva meie peast ja ta oli täiesti tegelikult rahul ka selliste tormide keskel ja puhkas seal, jüngrid olid seal vahest hädaseks. Ja sellepärast aidaku meid Jumal ka, et me nagu mõistaksime seda, et kui on Jumala tormid, need on meile hoiatuseks. Tõusevad tuuled ja tormid ja katsuvad meid ka läbi. Kui on saatana tormid, siis arvestame sellega, et Jumal on suuteline meid seal ka tegelikult hoidma. Ja sellepärast on nii nagu Egiptuses, eks, et Mooses teeb seal asju ja Egiptuse nõiakunstnikud teevad sama. Nii et see siin selles maailmas nagu paralleelselt nagu käib ja rohkem on nendest tormidest ei räägi. Aga nüüd on niimoodi, et vaata need tormid ja asjad, ja kui me nende peale vaatame, nii kui seal Peetrus oli just sellel korral, astus ka vee peale ja kui ta neid laineid vaatas, siis ta hakkas vajuma, sest ta pisut sai ju seal käia ka, aga kui ta laineid vaatas, siis ta vajub ja nüüd on niimoodi, et issand haarab tegelikult ta käest kinni ja sellepärast kallid, kes te olete vajumas, tegelikult issand on valmis igat ühte käest kinni haarama. Ta ei taha, et sa upuksid, et sa hukkuksid ja sellepärast on niimoodi, et ta lihtsalt ütleb sulle seda, et 31 salm, et sa nõdrausuline, miks sa kahtlesid? Ja sellepärast on see niimoodi, et kallid praegu ka, võtame täna selle issanda käesirutuse vastu ja sellepärast on see niimoodi, et ka see on tegelikult väga, väga oluline. Aga nüüd ma jõuan selle Mattiuse 15. peatüki juurde, mis on nagu tänases sõnumis on väga selline oluline näide, mida siit nagu tähele hakkame panema. Nüüd on niimoodi, et siis tulid Jeruusalemmast, tulid Jeesuse juurde variserid ja kirjatundjad ja seal oli üks probleem, et miks sinu jüngrid siis astuvad üle esivanemate pärimusest, nad ei pese oma käsi, kui hakkavad leiba võtma. Milles oli nüüd siin see probleem? Kas siin oli niisugune varjatud sanitaarprobleem selle 5000 söötmisega? Sellepärast, et söödi ja taheti nagu kuidagi ära keelata, et see söömaajad ära lõpeksid, et kuule, et leiame need sanitaarsed põhjused, et vaata siin praegu küll rikutakse. Ja sellepärast nad tulid nagu siin nagu huvitavalt näha sedasi, et siin on see, ütleme see leibade lugu, pärast tuleb veel 4000 söötmine, aga vahepeal on selline mingisugune kätepesemise probleem. Ei peske käsi, aga vaata siin oli natukese nagu üks selline lihtsalt nagu teine urgitsemine praegusel hetkel, kus nad leidsid sedasi, et nad tulid külge. No midagi teha ei ole, ütleme, et juudi rahvas siit saadik on nagu kuidagi teistmoodi elamas, et näiteks, et nendel on Iisraelis ka, kui on laupäevane päev, siis nendel on liftidel on seal näiteks see suur hingamispäeva režiim, et nad ei peaks nuppu vajutama, et lift peatub igal korrusel. Sellest, et töö tegemine, kui sa lifti nuppu vajutad, et valid endale korrust ja nuppu vajutad, et ta siis seda pattu tegema ei peaks, siis see lift seisab iga korruse peal, et ainult sisse-välja võid astuda, aga nuppu ei tohi vajutada. Nendel on, et tuld ei tohi teha, lamp ei tohi põlema panna ja praegusel ajal
on need iselülituvad lambid ja no kiitus Jumalale, nendel on kergem elu, eks. aga see on, et läheks noh, ütleme, pimedaks, tuled lähevad põlema ja noh, niisugune. aga no midagi teha ei ole, lihtsalt elu on selline, et inimesed vahest hakkavad seda tähte nagu närima ja nüüd on niimoodi, et selle tähe närimisega tegelikult tuldi Jeesusele ta jüngrite pärast nagu kallale. Et miks praegusel hetkel rikutakse esivanemate pärimust ja miks see on nii. Aga me näeme sedasi, et järgmisel hetkel Jeesus hakkab tegelikult väga teravat juttu rääkima ja ta tõmbab selle mädapaise täiesti laiali seal praegusel hetkel, mis oli tegelikult nende inimeste südametes, kes tulid teda seal sellisel moel koos jüngritega kritiseerima. Ja lugu on selles, Jeesus võtab ühe sellise järgmise asja, ütleb, et aga ta vastas neile, miks te ise astute üle Jumala käsust oma pärimuse pärast? Ta paneb vastamisi siis Jumala käsud ja rahvaste need pärimused, mis on. Jumal ütleb ju, et austa oma isa ja ema ja kes oma isa ja ema sajatab, peab surma surema. Teie aga lausete, kui keegi ütleb isale ja emale, ma olen selle pühendanud templile ohvrianniks, mis sinna pidi minu käest saama, siis sa ei pea enam seda oma vanemat austama. Te olete muutnud Jumala sõna tühjaks oma pärimusega. No lugu oli selline, et vaata seal nad said hiilida niimoodi, et kui sa selle nagu pühendasid templile, et siis sa sellega ei pidanud oma vanemaid aitama. Sa olid selle raha nagu vabastanud, nagu sellises mõttes. Millal sa selle templile andsid? See oli ise asi. Selle sa võisid lihtsalt edasi lükata. Ja sellepärast see oli, noh, ütleme selline skeem, millega tegelikult lihtsalt vigurdati sellel hetkel. Aga Jeesus nägi neid skeeme, ütles, et sellised te siin olete, tahate väga õiget näha oma käitumises ja asjades, aga otsite tegelikult kogu aeg võimalusi, kuidas tegelikult Jumala käskudest mööda hiilida ja selliselt te käitute. Ja see rahvas austab mind, huultega 8. salm ja nende süda on minust kaugel, ilma aegu teenivad nad mind, õpetades õpetusena inimeste käskimisi. Ja või selliseid lausa väljamõeldisi, nagu olen see juurde olen märkinud. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et Jeesus tõmbas selle loo nagu sedapidi lahti. Tuldi kätepesemise pärast, aga ise saadi tegelikult paras paljastus selle koha pealt. Ise, kui ma lugesin selle koha pealt, siis mõtlesin, et Jumal, et kui on minu elus skeeme, siis parem paljasta. Sest et vaata, see skeem võib olla selline, et ta nii meile nagu meeldib. Me oleme selle nagu ära õigustanud ja me leiame, et nii võib. Aga tegelikult olgu see nõnda, et kui on ikka mingisugune siuke meie oma skeem, mille järgi me oma õigust muudkui hoiame, siis las need asjad tegelikult kukuvad. Las tuleb see selline otsene tegelikult terava ütlemine issanda käest ja sellepärast on niimoodi, et kus meil on skeemidega elu ära vabandatud. Täna langegu need issanda poolt, mitte minu poolt. Las see issand räägib tegelikult nõnda, et meie oma skeemid lihtsalt maha paneksime ja armu paluksime. Ja nüüd on niimoodi, et ja juhtub üks järgmine asi, nüüd siis astusid Jeesuse jüngrid tema juurde ja ütlesid talle, no seal oli niimoodi, et Jeesusele ütleb ennem sedasi, et see, mis inimese suust välja tuleb, see rüvetab inimest. Ta nagu ütleb sedasi, et see leivasöömine, et kui sa vahest musta kätega sõid, et see pole mingisugune, noh, ütleme, patutegu. Aga see, mis sa välja räägid ja mis su südames on, need asjad on halvad asjad. Ja siis astusid tema juurde jüngrid ja ütlesid talle, kas sa tead, et seda sõna kuuldes said variserid pahaseks? Ja teate, kallid, mõtlen sedasi, et sõna kuuldes saadakse pahaseks. Ja just issanda sõna kuuldes saadakse pahaseks. Sellepärast, et vaata, see on selline sõna, mis paljastab, mis lõikab. Nüüd on kahte moodi. On neid inimesi, kes tegelikult, ütleme, parandavad meelt, kui nad issanda sõna kuulevad. Nii kui Taavet tuldi, räägite ära, mis teinud oled, parandab kohe kiiresti meelt. Aga kui sa oled teistsuguse südamega, siis sa püüad lihtsalt pahanduda ja siis sa mõtled, et kuidas see õige suu nüüd kinni panna ja et mitte ta ei räägiks. Ja sellepärast, kallid, aga vaata, siin on nüüd täna, õpime ühte asja veel, mis hakkab juhtuma. Vaata see järgmine salm, mida me jälle tarvitame tegelikult vahest nagu täiesti eraldi. Ja tema vastas, iga taim, mida minu taevane isa ei ole istutanud, juuritakse välja. Vaata, see võib olla niimoodi, et meil on seal mingisuguse terviseretseptis on niisugune ilus salm. Et meil on mingisugune haigus sisse praegusel hetkel pandud ja nüüd issand juurib välja, me oleme nagu selle jaoks võtnud, nagu selle salmi, tarvitame seda, no tarvitage ja sellest ei ole ka midagi nagu sellises mõttes nagu halba. Aga täna ma ütlen sedasi, et me peame nägema seda, et tegelikkuses oli see selline lugu, et Jeesus suhtus praegusel hetkel selle oma pahandamisega niimoodi, et ta juuris tegelikult neid variseri ja kirjatundjaid välja.
sest et vaata, kui ta oleks kuidagi seal pehmelt rääkinud ja vabandanud, et seekord juhtus meil niimoodi, et ei saanud käsi pesta ja meil olid niisugused natukese probleemid, andke andeks meile. Ei, ta tegi hoopis niimoodi, ta rääkis väga teravalt hoopis nende probleemi ja siis on niimoodi, et see pahandab neid. Ja siis ta ütleb, et aga praegusel hetkel need inimesed juurivad ennast ise välja. Ja järgmine salm on veel tugevam. Ta ütleb, et jätke nad on pimedad ja sõgedad teejuhid, aga kui pimejuhid pimedat kukuvad mõlemad auku. Ja sellepärast, kallid, vaata, kuidas see tegelikult see väljajuurimine käib. Ja täna meil on siin hoiatus. Kui sa hakkad pahanduma, siis on see variant, kus sa tegelikult ise ennast välja juurid. Tegelikult on väga palju pahandunud kristlasi, võiks ütelda. Õnneks me neid palju ei näe, sest nad läheb minema, tead. Sellepärast, et nad tõmbavad kuskile nagu ära, tead, uttu, tead, eks, et sellepärast, aga see on väga palju on tegelikult neid inimesi, kes on tegelikult Jumala peale pahandanud. Nad on tegelikult, ütled, et pastorid on pahad ja see on paha ja teine ei kõlba, see on kolmas ja neljas. On nagu, eelkõige põrkutakse sinna. Sellel hetkel oli Jeesus inimesena maa peal ja siis koperdati sinna otsa. Aga ütleme, et Rist Johannese otsa koperdati ja oli see siis Peetrus ja Johannes või Paulus või kes tõde kuulutasid ja Vanas Testamendis samamoodi prohvetid ja kõikide otsa võidi lihtsalt ju tegelikult lennata ja pahanduda. Okei. Aga jäägu sellega praegusel hetkel, kuidas on. Aga lihtsalt meie jätame täna meelde seda, et kui tekib pahandumine, kui sul tekib pahandumine su südames, eriti Jumala sõna kuulates, siis ütled Jumal, praegu mis on? Kas sina paljastad praegusel hetkel? Siis tee mu süda korda. Aga et mitte, sa ei teeks nagu seda teist varianti. Vaata, meil on vaba tahe. Me saame ära minna. Johannese 6. peatükis on seal, kui Jeesus räägib oma ihu ja vere, seal ihu söömisest ja vere joomisest, siis paljud ütles, see kõne on kõva ja jätavad teda, lähevad lihtsalt minema. Sellepärast, et vaata, see võib olla nagu selline teatud piir, kus tegelikult on niimoodi, et inimesed reageerivad selle peale, et nad lihtsalt lahkuvad selle tõttu, et millist sõna nendele kuulutati ja see on lihtsalt nii, ütleme, nii häiris neid. Ütleme, et Jeesus tegi väga selge lõpu sellele asjale ja oma jüngritele eriti selgeks, et praegu toimub juurimine ja praegu on nendega, et nendega me rohkem ei tegele, me need praegusel hetkel jätame, sest nad on pimedad teejuhid ja me läheme oma teed. 15, aga siis Peetrus küsib, et küll on hea see Peetrus, et ikka oma küsimustega julges välja tulla, sest vahest me küsime rahvulgas, kas küsimus on, kõik on vaid, keegi ei küsi. Aga õnneks oleks mõni Peetrus ikka küsiks, eks. Aga Peetrus kohe küsis, et selgita meile seda mõistukõnet. Mis sa oled nüüd praegusel hetkel rääkinud ja eriti teda huvitas see, et see, mis sealt seest välja tuleb, et kuidas see siis inimest rüvetab. Ja siis Jeesus ütleb, et kas te siis veel ei mõista, kas te ei saa aru, et kõik, mis suust sisse läheb kõhtu ja heidetakse jälle välja. Aga mis suust välja tuleb, lähtub südamest ja rüvetab inimest. Ja sest südamest lähtub, nüüd on niimoodi, et lähtub, loeme need asjad, mis lähtub. Kurjamõtteid, mõrvamist, abielu rikkumist, ooramist, vargust, valetunnistust, pühaduse teotust. Ja nüüd on niimoodi, et kõik need loetletud asjad, mida siin tehti, kui tulevad kurjad mõtted, lähtuvad südamest, mõrvad lähtuvad südamest, abielu rikkumine lähtub südamest, kui sa oma südames vaatad, rikud, ooramise saab südamest alguse, tehakse tegudeks ka, vargused saavad alguse tegelikult südamest, valetamine saab alguse ja pühaduse teotus ka. Ja nüüd, kui me täna nüüd mõtleme selle peale, kuule, seda tehakse praegu ikka täitsa ahnesti siin selles maailmas. Tahaks uskuda sedasi, et ahnesti meie keskel seda ei ole, eks. Aga põhimõtteliselt on niimoodi, et kui meie mõtleme selle maailma peale, siis need pühaduse teotamised, need valetamised, need hooramised, see kõik on tegelikult on üsna selline igapäevane asi, mida tehakse ja lausa tahetakse seadustada ja ütleme, et siin on niimoodi, et veel vist vargusi veel ei ole väga kuulnud, et hakatakse seadustama. Natuke see seal võib-olla isegi Ameerikamaal on olnud, kui poeröövid on, et sedasi, et ikkagi eriti nendel kallale ka ei minda. See on niisugune, et poodnik peab ise kuidagi kõik lugu taha panema. Aga see varas on ikkagi suhted õige seal ka juba poes. Aga nii, et kummaliseks läheb tegelikult see elu siin selles maailmas sellises mõttes. Sest et minnakse nagu nende asjade juures üle igasuguste nende piiride, mida Jumal on kehtestanud. Nüüd ma võtsin Markuse evangeelium, panen veel pikemalt, ma ei hakka seda lahti tegema. See on Markuse 7. peatükis peaks olema, eks. Aga mul on välja kirjutatud. Halb arutlus võib olla südames. Ole tähelepanelik, kui su südames tekib üks halb arutlus.
tead, välja visata. Oorused, vargused, tapmised, abielu rikkumine ja pühaduse teotus. aga nüüd, mida Markus veel lisaks hoiatab, on ahnitsemine, on kurjus, on kavalus, liiderlikkus, kadedus, kõrkus ja rumalus. Südamest lähtub rumalus. Kui palju on tegelikult rumalust praegusel hetkel siin selles maailmas? Lähtub lihtsalt südamest. Vaata see pime süda jääb rumalaks ka veel. Ja sellepärast on see nii, et see on nii tõsine tegelikult hoiatus selle koha pealt, et praegusel hetkel, kui me seda sõna loeme, meie, kes me oleme jumala inimesed, kui me jumala vaimust juhitult vaatame selle maailma peale, siis me näeme, et need asjad on meie ümber täiega tegelikult inimeste südametes olemas ja need on täiesti toimimas siin selles maailmas. Toimivad väga selgelt ja sellepärast ja nad püüavad tegelikult kõiki neid pahandavat vaid panna ja sellepärast on nende kätepesijate soov on alati tegelikult panna vaid tõde. Ja sellepärast on niimoodi, et läbi aegade tegelikult on ja need aeg-ajalt tõusevad üles need kätepesemised ka erilisel kombel, eks. Midagi teha ei ole, maailm on samasugune. Nüüd Jeesuse koha pealt võime täna ütelda sedasi veel, et ta üldse üks paras siin pahandaja võiks ütelda nendele variseridele ja kirjatundjatele. Tema muudku rikkus hingamispäeva, tervendab haigeid ja teeb hingamise päeval ja seal ütleme, et on see kuivanud käega inimene ja ta lihtsalt tervendab neid inimesi ja sellepärast on see niimoodi, et ta oli komistuseks nendele. Sest kui ma täna ütlesin, et nemad tahavad sedasi oma tähenärjelikult seda hingamispäeva pidada, aga keegi teeb seda armastusega, et aitab neid tegelikult, kes on kaevu kukkunud. Sest Vana Testament lubas neid variante ka, kus tegelikult tuli ja võis tegelikult aidata. Ja neid pahandas väga see, et Jeesus väga julgelt ütles vahest sedasi, et patud antakse andeks, kes sa siuke oled, et võid pattusid andeks anda. Või kui ta ütles, et tema isa on tal taevas, et ta on taevas isa poeg, siis see samamoodi tegelikult neid väga pahandas. Nii et Jeesus elas tegelikult siin selles maailmas pahandades väga paljusid inimesi. Ja kallid, see on meie issand. Ja sellepärast on see nii, et ma täna tuletan seda meelde, et meie issand võib meid pahandada. Ta võib olla alus, aga ta võib olla komistuskivi. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata see komistuskivi on niuke, kuidas ütelda, ma ei tea, kunagi nägin nagu sellist asja, et keegi lõi, ütleme, et kui seal ütleme, et Isleri töökojas on sageli on mingisugused klotsid, kukuvad põrandale ja ütleme, et on maas ja siis sa võid jalaga neid lükata, läheb eest ära, aga keegi tegi paha nalja, lõi selle naelaga põranda külge kinni, teine lööb varbaga lööma, lööb oma varbad ära, tead, eks. Et sellepärast, et reeglina peab see nagu lahti olema ja sellepärast, kallid, vahest on see komistuskivi, mille peale sa lihtsalt komistad ja täpselt on niimoodi, et sa kukud ennast puruks lausa, nagu sõna meile ütleb selle koha pealt ja sellest meie Jeesus on selline. Aga kallid, ma usun sedasi, me keegi täna ei tulnud sellepärast siia, et puruks kukkuda. Me astume selle aluse peale ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, see on selline, kuidas me tarvitame oma issandat. Et kui me oleme nagu kuidagi nagu kõrvalt vaatamas, nii nagu see variser, kes oma kojas teda õieti vastu ei võtnud ja võttis teatud sellise piiratusega, et ei anna suud, ei pese jalgu, ütleme, et tahtis küll, aga tahtis nagu kuidagi lihtsalt teistmoodi teda vastu võtta. Natukese nagu kohta kätte näidata Jeesus, et ega ma sind päris ikka vastu ei võta. Vaata, kui praegu riigijuhid käivad üksteisel külas, väga pannakse tähele, kas vaip rulliti, millisel tasemel tuldi lennukile vastu või tuldud ja siis terve maailm räägib sellest. Kallid, meie koha peab olema niimoodi jutud sedasi, et me võtsime oma kuningate kuninga kõige paremini vastu. Me vähemalt täna püüdsime niimoodi, et kuule, issand, me võtame su päriselt täna siin vastu, me austame sind. Me ei hoia mitte millegiga tagasi ja sellepärast me anname oma parimat, kui me tuleme tegelikult sinu ette. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal paneb seda tähele, kelleks meie tegelikult Jeesus tahame. Kas ta on meil lihtsalt vahest mingisugune abimees, kui meil abi läheb vaja, aga muidu tühja ka sinust, aga tegelikult on niimoodi, et ilma temata ei saa me mitte kui midagi tegelikult teha. Nii et me ei saanud hoiatus selle koha pealt, et väga kergesti võib saada meile komistuseks ka. Ja sellepärast ole valvel selle koha pealt, ära komista issanda otsa, ära pahandu Jumalas. Nüüd Jeesus hakkab rääkima oma kannatustest. Ma siin hiljuti rääkisin sellest ego surmast ja vaata, kui Jeesus rääkis oma tähendab selle kannatuse loo ära, siis järgmine hetk ta hakkabki rääkima, et sa pead oma mina salgama. Seal oli lugu selles, et vaata, Peetruse tuli kohe jutuga lagedale, ütleb, ärgu sul seda juhtugu. Sellepärast, et et tead, et kuule, see oli nagu tõesti inimlikult väga meeldiv, et sellepärast, et kuidas siis nüüd issandaga nii peaks juhtuma, see on siis Mattiuse 16 seal juba ja 22
Peetrus viis ta kõrvale ja hakkas teda hoiatama. Jumal hoidku, issand, ärgu sulle seda sündigu. Tema aga pöördus ja ütles Peetrusele, tagane vastupanija ehk saatan. Sa oled mulle kiusatuseks, sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Ja kallid, vaata, lood on sellised. Kannatuste koha pealt on üks selline lugu ka kristlaskonnas ja ütleme, see viimane aeg on üldse olnud selline, et kui ma mäletan lapsepõlves, siis kannatusi võeti nii normaalselt vastu, vahepeal oli niimoodi, kanti kõik kannatused praegusel hetkel maha, et umbes, et kristlase elus neid üldse olla ei tohiks. Aga paraku me näeme seda, et isegi Jeesuse elus olid kannatused ja siis me tahaksime olla Jeesusest ägedamad, et meie elame ilma kannatusteta elu. No see ikka päris välja ei tule. Ja nüüd on niimoodi, et kallid, ma täna ütlen sedasi, need kannatused ja asjad ja need raskused, mis siin selles maailmas on, need on tegelikult meile õnnistuseks. Need on tegelikult meile kasuks. Ja sellepärast oli niimoodi, et ja vaata, meie oma palvesoovidega katsu alati oma palvesoov läbi, kui sa seal enda kannatust või kellegi teise kannatust hakkad kohe kõrvaldama. Ega sa saatana tööriist ei ole, sest et Jumal pistis su parasjagu natukese õppetundi, pistis kuskile ahju ja nüüd on niimoodi, aga sina tahaksid kohe selle kuumuse maha keerata. Et ei, ma ei taha praegusel hetkel nagu selles olla. Aga Jumal teab tegelikult, kuidas tema meiega räägitud saab. Ja sellepärast on niimoodi, et teeme ka seda, et võtame täna siin selle sõna, et me ei ole nii, ütleme, siuksed kiirreageerijad selle koha pealt, et selline, et kohe nagu saatana kaela kõik ajame, sest sageli on hoopis Jumal meie eludes just sellisel moel ka tegutsemas. Ja sellepärast aidaku tegelikult Jumal, aidaku terveid rahvaid. Me täna ütlesime seda, et Jumal, ole meie rahvale armuline. Aga kuidas ta saab armuline meile olla? Võib-olla see tuli ja tuul. Ja kõik need kannatused ja asjad on suured armuandjad meie rahvale. Me palume, et inimesed saaksid tõe tundmisele ja tuleksid Jumala juurde. Kuidas nad seda teevad? Ütleme, et võtta kas või see Estonia põhjamineku näide, kus Võrus 17 inimest läks. Läks laev põhja. Aga miks siis inimesed tulid kirikutesse ja palvelatesse? Miks nad tulid? Ei olnud meil siin möödunud kolmapäeva õhtul nii palju inimesi, kui siis oli, kui Estonia oli põhjas. Ei pea ju kogu aeg midagi juhtuma, et palvekotta joosta. Ei pea ju. Ja väga paluvad armu ajal. Siis suurte vette tõuse nende ligi. Aga vaata, kui juhtuvad sellised asjad, siis on kuidagi kohe nagu meeles, et on vaja palvetada. Ja hoopis muutus kõik ära, kirikutes on teistmoodi. Ütleme, et enne ma mõtlen, et Luteri kirikus ei olnudki seda küünalde panemise kohta seal. Tuli see koht ka, kus hakata panema neid. Sellepärast, et vaata, see oli selline, et see muutis kohe. Ja sellepärast, kallid, kas me ootame järgmisi muutusi, et me muidu nagu ei ärka, et meil on vaja midagi sellist erakordset, et siis me leiame, et kuule, et jah, meil on tõesti ikka Jumalat vaja. Aga kallid, tegelikult on niimoodi, et Jumal on täna rääkimas ja ma usun sedasi, et valdavalt on niimoodi, et ega nende kõrvad seda ei kuule, kellele seda nagu oleks vaja rääkida. Ja aga meie, kes me oleme nagu, kuidas ütelda, nagu kuskil nagu kahe vahel, et kus juba nagu vaenlane saab nagu mingisuguse teise mõtte pähe torkida ja mingisuguse pahandumise ja mingi teise mõtteviisi, siis praegusel hetkel ma usun, et osadel saab sabast kinni ja osad ei juuri ennast välja, osad jäävad tegelikult issanda juurde, sellepärast, et vaata, me peame oma issandat tundma tegelikult tema nagu kõiges olemuses, et ta on väga terav ka, kui ta tegelikult oma sõnaga meie ette vahest tuleb. Nii ta on. Nii et olgu see hoiatuseks praegusel hetkel meil igal ühele ja usaldame issandat, mida ta teeb meie elus ja mida ta teeb ka meie Eestimaa rahva elus, sest et tema üksnes saab kõige paremini meie kõikidega hakkama. Jumala rahvas tuleb suurest viletsusest ja on oma rüüd talle veres pesnud, ütleb Jumala sõna. Meil tuleb mitme viletsuse kaudu, nagu Paulus ütleb, minna Jumala riiki. Ja sellepärast on see niimoodi, et me ei saa seda kõrvaldada. Ja sellepärast on see nii, et ja niikuinii on üks selline loomulik osa, kui sa oled ka õige ja oled Jumala laps, ega sind see maailm ei kiida. Imelikuks peetakse niikuinii, et sa usud. Ja sellepärast ja on tagakiusu ja on põlgus selle pärast ja on häbistamist ja sest et selle maailma meelsus on, ütleme, väga mõjutamas, ütleme, inimesi siin selles maailmas ja kristlaskonda ka, nagu see Rooma 12.2, et ärge muganduge selle maailma mõtteviisidega, vaid muutuge meele uuendamise teel, et me mõistaksime, mis on Jumala täistahtmine. Mulle väga meeldis, et see üks armas mees, kes sinna Riigikokku läks ja nüüd fraktsioonitu on, eks, et ta ütles sedasi, et ma läksin nagu selle eesmärgiga, et pisut Eestimaad muuta. Aga mis oli mu kindel otsus, et Riigikogu ja see palk ei tohi mind muuta. Et vaata, et selleks ma sinna ei ole läinud, et mulle hästi palka makstakse, ma hakkan mingit teist juttu rääkima, sellepärast, et muidu ma jään sellest palgast ilma. Ja sellepärast, kallid, vaata see, meie peame maailma muutma, aga maailm ei tohi meid muuta. Ja sellepärast on see nii, et aga selles on tugev surve
selles on selline nagu ütleme, see Herodes, ta kartis inimesi, no kuule, no midagi teha ei ole, lihtsalt, et tahad inimeste meele pärast olla, et mõtled, läheb paremini. Teate, kui sa tahad inimeste meele järgi olla, tead, Jumal ka sind ei aita, sul läheb halvemini. Oled sa Jumala meele järgi, siis ta toob su sealt tulisest ahjust välja või lõukorte august välja või no siis on Jumal sind aitamas tegelikult, eks, või päästab nagu Peetruse vanglast või mingisuguse Rooma sõjaväega päästab Paulust seal. Vaata, siis on Jumal tegelikult aitamas, kui me teda ei häbene. Aga kui me teda häbeneme, siis me jääme tegelikult sellisesse õnnetusse olukorda, nii et sellised tõsised hoiatused. Nüüd on nii et ei tohi häbeneda issandat, Luka 9:26, muidu ta häbeneb, kui ta tuleb oma kerkuses ja koos nende inglitega. Aga nii kui ma lubasin, et ma loen paar sellist kohta, mis on hästi valusad. Ja ma loen ja nii kui katsun nii tihet kommentaari ei tee, nii kui olen ütelnud, ja ma loen Mattiuse 10:34-39. Ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale. Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka. Sest ma olen tulnud lahutama meest tema isast, tütart tema emast ja minijat tema ämmast. Ja inimeste vaenlasteks saavad tema kodakondsed. Kes isa või ema armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes poega või tütart armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes ei võta oma risti ega järgne mulle, see ei ole mind väärt. Kes oma elu leiab, kaotab selle, ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle. Mõnus vaikus. Ja kommentaar vaja ei ole. Las olla püha vaim tegemas. Teine koht, mida ma loen, on Luka 14. peatükist. Ja alates 26. salmist. Luka 14:26. Ja sellepärast, kallid, parim on, kui Jumala sõna meid tegelikult lõikab, paneb asju paika. 14 ja 26. Loen 25 ka, et seda näha, et seal oli palju rahvast, kellel ta seda räägib. Ja koos Jeesusega käis palju rahvast ja ta ütles nende poolde pöördudes. Suur koosolek, palju rahvast. Ja nüüd tuleb see sõnum. Kui keegi minu juurde tuleb ja ei vihka oma isa ja ema ja naist ja lapsi ja vendi ja õdesid ja veel pealegi iseenese elu, see ei saa olla minu jünger. Kes ei kanna oma risti ega käi minu järel, see ei või olla minu jünger. Ja võtan ka 33. salmi. Nõnda siis igaüks teie seast, kes ei jäta maha kõike, mis tal endal on, ei saa olla minu jünger. No kuulata selliseid Jeesuse jutlusi. Las see olla täna lihtsalt Jeesuse jutlus. Ma ei hakka midagi rohkem siia juurde ütlema. Kuulsime, panime seda tähele. Ja sellepärast nii on, et vahest nii, nagu ütlesin Johannese seal 6. et kui kõne on kõva, siis osad lihtsalt pahanduvad, et see küll pole see, mida praegusel hetkel räägitakse. Aga tegelikult on niimoodi, et Jumal räägib nii, kuidas tema tahab. Ta läkitab oma sõna, ta läkitab ühe sellise kõrgema eesmärgiga. Ja sellepärast oleme meie täna need, kes me tegelikult võtame vastu need sõnad. Meil rahvastel on omad siukesed mingisugused harjumused ja teerajad, kuidas me oleme harjunud elama. Meil on oma kodudest mingisugused mõtteviisid, mida me oleme pärinud. Ja sellepärast on niimoodi, et aga Jumal tegelikult tahab evangeeliumi kuulutada kõigile rahvastele. Ta läheb tegelikult, ütleme, nagu kõigile rahvastele oma evangeeliumiga, võiks ütelda, kallale. Neid nagu puhastades ja äratades ja tehes. Meie sageli läheme oma kultuuriga teistele rahvastele kallale. Las nad elavad oma kultuurides, me ei pea oma kultuuri teisele viima. Las ainult Jumala sõna läheb, me ei pea tegema inimesi nagu enda moodi, kuidas me siin Eestimaal elame või las elavad rahvad nii, kuidas elavad. Ja kui Jumal oma sõnaga läheb, ta teab täpselt, kuidas ta neid kõiki erinevaid ka siis sellel hetkel kätte saab. Aga nüüd Vana Testament ja mõned näited Vana Testamendist ka veel täna. Et vaata, Vanas Testamendis ka pahanduti juba ja siin on niimoodi, et mul on mõned näited ja see on üks hea kuningas, on 2. ajaraamatu 16. peatükist ja see on kuningas Aasa, kes oli tegelikult väga hea kuningas, ta tegi palju selliseid julgeid tegusid ja õigeid asju, aga oma elu lõpul pahandus.
ja sellepärast on see nii, et hoiatus meile ka, et me võime olla aastaid õige tee peal, aastaid võime olla usus, kõik võib olla nagu tegelikult hästi, ütleme, et see Aasa on väga, ütleme, 14 peatükk hakkab teises ajaraamatus tema kohta, tead, võtab kõik võõrad altarid maha ja ohvrikünkad ja viljakus tulbad raiub tükkideks ja kuningriigil on rahu ja ehitab linnu ülesse ja ütleme, et väga palju selliseid asju teeb ja selline usupuhastus ja asjad käivad kõik. Aga ühel päeval, kui ta teeb, see 16 peatükk räägib, et kui ta teeb lepingu Ben-Hadadiga, et palub, et tule mulle appi, Süüria kuningale hakkas toetuma, ja siis 16.7, siis sel ajal tuli nägija Hanani Juuda kuninga Aasa juurde, ütles temale, et sa toetusid Süüria kuningale ega toetunud issandale, oma jumalale, seepärast on Süüria kuninga sõjavägi sinu käest pääsenud. Ja nüüd on nii, ja eks olnud, et etiooplased ja liibüalased, suur sõjavägi väga paljude vankrite ja ratsanikega, aga kui sa toetasid issandale, andis ta need su kätte. Tal olid suured võidud sõjas ka eelnevalt, eks. Ja nüüd on niimoodi, et ühel hetkel ta tegi sellise muudatuse, lihtsalt hakkas toetuma kuskile mujale. Kas meie toetumine on 100% Jumalale? No ma usun, et vaevalt me keegi julgeme seda praegusel hetkel niimoodi ütelda, aga see peaks tegelikult niimoodi olema. Meil toetumas tegelikult vahest kergesti inimestele ja lihtsalt paraku see nii on. Ja nüüd on niimoodi, et ütleme, see väga tuntud salm, millest ma ka seda poolt salmi olen põhiliselt tarvitanud, aga loeme täna tervenesti, 16.9. Issanda silmad jälgivad kogu maad, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. See on tõesti tõsi. Issand jälgib, kes siira südamega, ta aitab võimsasti. Aga nüüd see Aasale, see prohveti paha sõna, seda sa tegid rumalasti, sest nüüdsest peale on sul sõjad. Ja vaata, ta sai selle sõna, et tegid selle oma lepinguid ja nüüd oled sõjas. Aga Aasa sai nägija peale pahaseks ja pani ta vangihoonesse, sest selle kõne pärast oli tal viha tema vastu. Lihtsalt kõne pärast. Ja arvad sa, et see nägija tuli ei tea, mis asja rääkima. Ta tuli lihtsalt rääkima seda, mida Jumal andis rääkida. Ja siis Aasa, vaata, kui ta juba tegi oma südame niimoodi kõvaks, siis ta kohtles sel ajal mõningaid rahva hulgast julmalt. Täiesti niisugune kuningas muutus, kes tegi palju head, ühel hetkel oli selline. Ja 12 salm. Oma 39. valitsemise aastal hakkas Aasa jalgu põdema ja tema haigus oli väga raske. Aga oma haiguseski ta ei otsinud issandat, vaid arste. Ja sellepärast kindlasti oli niimoodi, et ka selle haiguse kaudu oli talle koputus praegusel hetkel. Mees, mida sa tegema praegusel hetkel hakkad? Aga ta sellel hetkel oli juba nii palju pööranud selga issandale, et ta mõtles, et ajame siin praegu ainult arstidega, aitab küll. Ja nii ta siis sureb ja läheb oma vanemate juurde 41. valitsemise aastal. Ja vaata, kuidas võib lihtsalt ühel hetkel tulla, lihtsalt pahandumine. Lihtsalt on prohveti sõna, lihtsalt pahandumine. Nüüd täna ütlen veel kord, et ära pahandu Jumala peale, sest et Jumala sulased annavad edasi Jumala sõna, aga me vahest mõtleme, et me ainult nagu inimesele läheme külge, aga tegelikult selle taga on Jumal, kelle vastu sa lähed. Aamose raamatu 7. peatüki teen ka lahti. Aamose 7, see on 936 lehekülg ja sest et Aamos on ka selline, vaata, ta on niisugune prohvet, et ta läheb Iisraeli riiki, läheb kuulutama. Ja ise ta on Juudast ja nüüd on niimoodi, et talle minnakse ka väga tugevalt vastu ja see on siis 7. peatükk 10-17 salmid on see, kus Aamosele eriti nagu vastu hakatakse. Amasja, Peeteli preester, läkitas siis Iisraeli kuningale Jerobeamile ütlema, Aamos peab salanõu sinu vastu Iisraeli soo keskel. Ma ei suuda taluda kõiki tema sõnu. Et ta räägib selliseid jutte ja sellepärast kallid, ega võtta tõde kardetakse niimoodi, et nad ütlevad, et kuule, ma ei suuda seda taluda. Sest Aamos on öelnud nõnda, Jerobeam sureb mõõga läbi ja Iisrael viiakse vangi ära oma enese maalt. Väga otseselt oli kuninga kohta oli see sõnum, et kuningal läheb halvasti ja rahval läheb halvasti. Ja Amasja ütles Aamosele, sina nägija, mine, põgene Juudamaale, söö seal leiba ja ennusta seal. Aga Peetelist sa ei tohi enam ennustada, sest see on kuninga pühamu ja kuningriigi tempel. Nii et lihtsalt nad tahtsid selle tõerääkija suu kinni panna lihtsalt sellise karmi otsusega ja seda näed, läbi aegade tehakse praegusel hetkel ka.
siis Aamos vastas, ütles Amasjale, mina ei ole prohvet ega prohveti jünger, vaid olen karjane ja metsviigipuude vääristaja, aga issand võttis mind karja järelt ja ütles mulle, mine ja ennusta mu rahvale Iisraelile. Et ma ei olegi tegelikult selle ala mees, aga näed, ta on prohvetitena raamatus, sest et jumal lihtsalt selle ülesande jaoks teda võttis. väga selged ja tõsised prohveteeringud, mis see raamat ju tegelikult räägib. ja kuule nüüd, issanda sõna, sina ütled ära, ennusta Iisraelile ja ära pilla sõnu Iisaki soole. Seepärast ütleb issand nõnda, su naine saab linna sooraks, su pojad ja tütred langevad mõõga läbi, su maa jaotatakse nööriga, sa ise sured roojasel maal, Iisrael peab minema vangi ära oma enesemaalt. No ütleme, et ei ta häbene sedasi, et ta nüüd midagi, et noh, et mis me nüüd, et katsume kuidagi sõbrad olla. Ta paneb veel teravamalt tegelikult selle lõpu, mida ta on rääkimas. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et täna näed ka, jumal räägib tegelikult, räägib. No ütleme, et Aamose raamat on nagu selle koha pealt on ka, no ütleme, et vaata, kui ma ütlesin, täna on see leinapäev ja need küüditamised asjad tulevad meelde, siis Aamose raamat algab tegelikult nendele asumistele, saatmiste nagu teemadega ka. Ja siis on räägitud, et Süüriale tuleb karistus, et kuidas ta on nad peksnud seal Gileadi, see on 3. salm 1. peatükist, raudsete pahmavankritega ja sellepärast tuleb Aseli kotta tuli ja põletab Ben-Hadadi paleed. Ja Süüria rahvas peab minema asumisele kiiri. Vaata, Süüria nagu kutsus enda peale ise tegelikult selle asumisele mineku, et noh, see peab minema. Nõnda ütleb issand. Ja sellepärast see oli Jumala otsus. Järgmine otsus tuleb juba nagu vilistidele, tuleb Assale. Ja Assa 3 üleastumise pärast 6. salm, eks koguni 4 pärast ma ei võta otsust tagasi, sest nad on viinud kogu rahva asumisele, et anda neid Eedomi võimusesse. Seepärast ma läkitan Assa müüridesse tule ja see põletab tabaleed. Ja sellepärast on niimoodi, et me näeme sedasi, kuidas Jumal jälgib tegelikult seda rahvaste tegelikult sellist liigutamist, nagu mis toimub siin selles maailmas. Kuule, te saate praegu sellepärast karistada, et sellise asjaga olete tegelenud. 9. salm räägib jälle samamoodi, nõnda ütleb issand, Tüürose 3 üleastumise pärast, koguni 4 pärast. Ma ei võta tagasi oma otsust, sest nad on andnud Eedomi võimusesse kõik asumisele saadetud ega ole vendluslepingust hoolinud. Seepärast ma läkitan Tüüruse müüridesse tule ja see põletab need paleed. Sellepärast on niimoodi, et vaata, see on pagana rahvaste vahelised suhted, mis on praegusel hetkel lihtsalt kirjeldatud. Et ütleme, et siin juutide ja Iisraeli kohta tuleb hiljem üks lugu, eks. Aga Jumal kõikides selles on tegelikult väga õiglaselt on tegelikult reageerimas. Ja sellepärast on nii, et täna need ütleme seda samamoodi, et Jumal on nende asjade koha pealt väga õiglane, ta tegelikult on väga kõike tegelikult on jälgimas, mis toimub ka tegelikult rahvastele. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui asjad sünnivad, siis on väga oluline ja tähtis on tegelikult hoopis küsida, et Jumal, anna sina nüüd praegusel hetkel selgus, mis on toimumas. Mitte, et me lihtsalt oma mõistusega need asju seletame ja hakkame mingisugust viha kandma need asjade pärast, mis on ilmas toimunud. Ja nii on, et eks Jumal ise, keda ta tarvitab, ja 110. peatükk, ma ei hakka seda lahti tegema, seal on niimoodi, et Assur on mu vihavits, aga küll ta saab oma karistuse ka, kui ta oma volituste piiri ületab. Praegu on niimoodi, et ega me ei tea, mismoodi need suured vastasseisud, mis siin selles maailmas on, need lõpevad. Sest räägitakse ühtepidi, räägitakse teistpidi, aga Jumal üksnes teab, kuidas läheb. See tegelikult läheb selle koha pealt on niimoodi, et kõigil on võimalus täna ka oma piire ületada. Täna võib tulla muutus, et kui keegi läheb oma volitustest üle, siis asjad pöörduvad hoopis teises suunas. Sellepärast, et see on niimoodi, et Jumal on nii õiglane, tegelikult ta jälgib kogu aeg, mida keegi teeb. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et meie, kes me oleme tema lapsed, otsiksime teda ja et meie uudised oleksid oleksid Jumala vaimu juhtimisel, mitte mida me kõrvad sügelevad siin kuulda. Nüüd prohvet Jeremia kuulutab samamoodi tõde ja peetakse vandenõu tema vastu, seal Jeremia 18 on, kus vandenõu. Ma ei hakka neid kohtigi lahti tegema. 20. peatükk 2. salm, tema jalad pannakse juba pakkusel vahepeal. 37. peatükk Jeremia vangistatakse ja pannakse seal kaevu. 38. peatükis päästetakse teda kaevust. Ja vaata, see on niimoodi, et ta kuulutab lihtsalt seda tõde, mis tuleb Jumala käest ja ütleb rahvale seda edasi. No ühe kohad on lahti see 38-24 Jeremias, see on nii huvitav, vaata kui ühe prohveti ja kuninga omavaheline vestlus. Siis Sitke ütles Jeremiale, keegi ärgu saagu teada neid sõnu, muidu sa sured.
sest siit ka isiklikult küsis, et kuule, räägi mulle ka. Siis ta ütles, seda sa ka tead, seda ta rääkida, no kiitus Jumala, me saame lugeda. Aga ja Jumal hoidis Jeremia elu ka seal. Aga vaata, kuidas kuningas oli, ütles, tead, sa ei tohi rääkida, sa sured. Ja sellepärast tõe kuulutajatel on niimoodi, alati on see nagu mingisugune, ütleme, me läheneme ju varsti jaanipäevale, teadeks, et sama lugu tegelikult, et see tõe kuulutaja lihtsalt on sellises surmahus siin selles maailmas ja eesotsas meie issandaga. Nii ta on. Aga vaata, kui nüüd Jumal on niimoodi rääkimas, siis võib käituda Niineve moodi, kuningaga eesotsas parandada meelt ja häda ei tule. Ja kiiresti ei tule, sest oli 40 päeva kaugusel. Ja asi pööratakse ära, ei tule, lihtsalt tuleb teine otsus. Ja sellepärast nad ei pahandunud, vaid nad parandasid meelt. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et me peame tegelikult väga hindama seda, kui Jumal on meid tegelikult hoiatamas, mitte pahanduma, sest see on meile kõik õnnistuseks. Ja just ütlen ka seda, et vaata kõik need, ka need rasked ajad, mis on üle käinud, ütleme üks õigeusu preester, ütleme Venemaa sai seda kommunismi ikka parasjagu ise kannatada, kuidas nendele kirikutele asjadele kallale mindi, eks. Räägib julgelt, ütleb sedasi, see Nõukogude võim lihtsalt puhastas meie kirikut. Meie kirik oli silmakirjalikkust ja varisere täis. Ja meil oli vaja seda, et jääksid ainult need usklikud järgi, kes jäävad. Lihtsalt, et niimoodi käib. Meie Võru kirikuõpetaja ütles ka tänu Nõukogude võimule siin, üks eelmisi, enne Mäeveret veel, ütleme tagasi, samamoodi tänas selle eest, et see puhastas kirikut, et kirikusse jäid uustlikud järgi, niisama käijad, moe pärast käijad järgi ei jäänud. Ja sellepärast, ja need raskused ja need asjad, mis käivad, need Jumal lihtsalt tegelikult lubab. Vaata, ta vaatab, kuidas meie käitume nendes olukordades, mis meist maailmas on nagu üle käimas. Kas me jääme issandale ustavaks, kas me ei jäbene teda, kas me austame ta sõna, kas me oleme valmis tegelikult kannatama, kas me ei pahandu Jumala peale. Need asjad tuleb tegelikult siin kõik ära tegelikult nagu kogeda ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja sellepärast lõpetan Luukas 7:18-23, mitte kõik ei loe, aga seal on see selline, vaata Rist Johannesel tuli ka kahtlus südamesse ühel hetkel, et kas ikka see oli nüüd see Jeesus, keda ma siin ette kuulutasin ja ta läkitab oma jüngrid, et minge küsige, et kas see oled sina 7:20, et oled see, kes pidi tulema või jääme ootama teist. Aga Jeesus vastab talle, saadab sellise sõnumi ja see on siis 22. salmi keskelt. Pimedad näevad jälle, jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks, kurdid kuulevad, surnud ärkavad üles, vaestele kuulutatakse rõõmusõnumit. Ja siis on öeldud, et õnnis on see, kes minust iial ei pahandu. Ja sellepärast, kallid, tänan see sõnum, ära pahandu Jumalasse. Aamen. Tõuseme. Isa, me täname sind, et sina läkitad oma sõna. Ja ma usun seda, Jumal, et sa oled selle sõna kaudu tegelikult meid hoidmas. Sa oled praegusel hetkel lihtsalt nagu selle sõna andnud, et see aeg võib-olla, kus sa lähed oma sõnumite ja kuulutamistega veel teravamaks, et me nagu oskaksime seda vastu võtta, et need meie valed skeemid ja valed arusaamad ja need päritud asjad ja mis meie võib-olla rahva hulgast ja meie kodudest ja lihtsalt sellest maailma meelsusest ja need kõrgistused, mis on meie pähe sattunud, et need langeksid ja sellepärast, isa, me täname sind, et sa oled armastusega meie juures tööd tegemas. Ja isa, me täname sind, et me võime täna tõesti seda armu paluda, et me oleksime need, et me keegi sinust ei pahanduks. Isa, me täname, kiidame, ülistame sind, et sa oled kogunud siin selles paigas jätkuvalt seda rahvast ja sellepärast, isa, ma tänan sind, et su sõna on täna ka niimoodi, ma usun, kuulutatud, et see on meid puhastanud ja see on meid tegelikult korrale kutsunud ja ka see on julgustanud meid samamoodi ka aru saama sinu sõna sellist armsust ja teravust. Isa, kiituse, tänu ja ülistus sulle. Aamen.